tere tulemast Valguse Looja kanalile. Tänases videos küsime, mis on tegelik tõde selles olukorras. Kasutan siis tarokaarte ning võtan siia juurde ka siis tähtede kombinatsioone, et luua siis mingit laadi sõnu või fraase. Aga alustame siis nende tähtedega. Vaatame siis, millele sa võiksid oma fookuse seada või mis on siis hetkel tähelepanu väärt. Nii, mõned on ka siin nüüd võõrtähed. Upsi. Nii. Siin võib olla keegi kade mingil põhjusel. Kade. Siin võib olla keegi, kellele võib-olla ei sobitu see, mida sa teed või kellega sa suhtled. Siin on hetkel mingi vale. Siin on midagi sinu eest varjatud. Ja vaatame, kas ma näen veel midagi siit. Siin võib tulla veel ma näen seda ingliskeelset sõna naked ehk siis justkui paljastatud või nagu paljas. Okei. Aga vaatame siis, ma võtan need siia, sa võid siis hiljem panna ka video pausile ja otsida siit ise mingit laadi märksõnu, mida räägivad siis kaardid. Mis on siis see vale või see siis, mis siin välja on tulnud. Tuleb keiser. Keegi võib olla väga kontrolliv, justkui soov omada kontrolli või kontrolli vajadust. Keisril on oluline tema kuningriik. Samas siin on kotkas näeb kõrgelt. Siin on väga selline mehelik energia. Samas on midagi seotud pühendumisega. Midagi, mis on väga selline sügav, hingeline. Justkui ikkagi kõrgemad jõud toetavad, kõrgemad jõud valvavad. Ülempaavst räägib sügavatest, hingelistest õppetundidest, hinge arengust ja siis ka sügavamat sorti pühendumisest. Väga jõulised sõnumid selles mõttes on siin tulnud välja suure arkaani kaardide näol. Ehk siis nii keiser kui ülempaavst. Siin võib olla praegu tervendus, midagi on tervendamisel. Vastused võivad tulla ikkagi ka läbi meditatsiooni, läbi sellise sügavama eneseteostuse, kus sa nagu küsidki endalt neid vastuseid justkui ka oma kõrgemalt minalt. Siin on justkui aeg maha võetud, aeg luua selgust ja terveneda. Siin on midagi kindlasti tervendamisel, tasakaalustamises, siin tuleb ka üks ilus ingel mõõdukuse kaardi näol. Ühes peekris on tuli, teises on vesi, kõike parasjagu, kõike balansseeritult. Täpselt nii kaua tuleb siin elus tegeleda siis erinevate vastuoludega, kuni sa saavutad enda sees tegelikult selle sisemise mõõdu või mõõdukuse. Midagi läheb paremasse tasakaalu, paremasse balanssi. Ja siin võib tulla keegi hea pakkumisega, mis on hästi selline läbimõeldud, hästi tasakaalukas. Et siin on oluline ka selline tugevamat sorti vundament, tasakaalu loomine
ja justkui selline läbimõeldud otsus, et see võib tähistada siin siis maaelemendi esindajat, milleks on siis sõnn, neitsi, kaljukits, et see tuleb praegu siit lugemisest läbi, keegi, kes on hästi stabiilne, kellel on oluline see turvatunne, tema mündid, tema selline turvaline eluvaldkond, just materiaalses plaanis siin võib soosida edu, siin võib tulla kellelgi hea pakkumine, tööalane pakkumine, mingi hea selline endaline siis sõnum tahab läbi tulla. Et vaatame siia siis väikese ingli soovitusi. Nii, siin on kindlasti hästi selline ilus, empaatiline naisterahvas, kes on emotsionaalselt küps, ehk siis karikate kuninganna või siis ärtumasti kuninganna. Ja siin on siis ka veeelement, milleks on vähk, skorpion, kalad hetkel läbi tulnud. Siin on hästi palju sellist empaatilisust, lahkust, armastust, naisterahvas, kes suudab jagada seda avatud südamega. Siin on ka õnn, armastus, naudingut tulemas, ehk siis ässa kaart, mis tähistab armastus uut algust. Nii, vaatame. Vaprus, visadus, impulsiivsus. Taaskord siis selline maaelemendi soldat. Siin on ka duaalsus, partnerlus tegelikult tulnud läbi, need 2 kassikest. Justkui ikka tõesti parem koostöö. Head uudised, hüvangu kasv, ehk siis ka müntide 2 või siis maaelemendi 2 tähistab siin siis balansseerimist, tasakaalu. Siin võib olla mitu münti, justkui žongleeritakse erinevate valikute vahel aga siin tulevad head uudised. Vikerkaar on väljas, vikerkaar tähistabki suuremat sorti kaitset. Ja kuidagi sinu enda sees lähevad ka energiat paremasse tasakaalu, justkui yin ja yang energiat balansseeruvad, sa lood selle harmoonia. Ja see vale, mis siin alguses välja tuli, see võib olla, et kui sa oled praegu näiteks naiskuulaja, et siin on veel teine kuninganna veel. Keegi justkui vaatab üle õla, et siin on 2 kuninganna energia. See naisterahvas on väga energiline, samamoodi väga küps. Et siin võib-olla varjatakse seda tasandit, et siin on nagu seotus kellegiga veel. Ja kuna see suhtedünaamika praegu tuli selle teise reaga siit läbi, siis ma võtan kindlasti siia juurde täpsustavaid sõnumeid siis. Võtame siia siis peainglitarod. Vaatame. Tuleb õnneratas, tuleb ülempreest rinna, keegi on väga spirituaalne, keegi on väga sügav ja siin on saladused. Aga saatus pöördub, õnn pöördub nii-öelda, siin tulevad uued algused ja enam ei ole vaja kaua oodata. Ja siin soosib tegelikult suunamuutus. Siin on väga võimas selline vaimne taipamine, ka spirituaalne kasv, areng. Ja see tuleb tõesti sulle see taipamine siis, kui sa oled sisemises rahus. Mingi väärtuslik teave tuleb sulle tõesti läbi meditatsiooni, kus sa saad aru, mis on tegelik tõde. Isegi kui siin oli see kadedus või vale, sind soosib ikkagi edu ja sind soosib ka tunnustus. Ehk siis Gabrieli kuus räägib võidust ja võidukast edasi liikumisest. Kui sa paned ennast rohkem fookusesse, paned ennast pedestaalile, sind siis soosib võit tegelikult. Ja sa oled juba praegu tegelikult teinud väga suurepärast tööd. Aeg liikuda edasi järgmise projekti juurde, sind soosib edu. Ja kellel on siin tõesti tööalased muutused, siis need on ka võimalikud siin, et siin on tulemas siis edutamine, stipendium, kui mingis olukorras sa tunned, et siin on olnud sellist kas siis kadedust või sinu mingit sellist
ebakõla, siis sind kindlasti soosib selles olukorras võit ja sind soosivad ka head uudised. Tohutult suur hüvangu kasv, ma võtaks ühe kaardi veel. Et sa võid oodata seda, et sind hakatakse nagu rohkem märkama. Sa lõpetad mingi vana tsükli, väga jõuline muutuste energia, et siin on tulemas õnnelik lõpplahendus, lõpule jõudmine ja ka tohutult suur vaimne kasv ja taipamine. Peaingel Miichal justkui oma valgusmõõgaga loobki suuremat sorti selgus selles olukorras. Sind soosib edu. Võtan enda kaardid ka, vaatame, mis siit valguselooja sõnumitest. Natuke kannatust veel, sinu elus sätitakse paika viimsed pusletükid. Nüüd on aeg käes sealmaal, et sa näed elu läbi armastuse prisma. Kõik võimalikud takistud saavad lahenduse ja universum toetab ka armastuse teekonnal käijaid. Siin võib olla väga selline tõesti spirituaalne, sügav, hingeline õppetund, kus sa peadki taipama, mis on sinu hingetee ja armastuse tee, mis on sinu hinge missioon. Et sul on vaja justkui võtta see katsumus vastu ja sinu hing on valmis selleks kogemuseks. Tuleb kaart, mis räägib tuhasusest, partnerlusest, tema silmad imetlevad sind, tema süda otsib sind, see kogemus on peagi käes. Jäta see nüüd endale meelde, oled nii hoitud ja armastatud selles hetkes. Ja ma näen siin sellist tõesti 3D reaalsuses teineteise hoidmist. See mees justkui sosistab midagi sellele naisele kõrva, midagi ta ütleb talle ja ma tunnen, et see energia on hästi soe, see on hästi siiras, see on hästi puhas. Et kui siin alguses oli see vale või see kadedus, siis see barjäär saab siin ikkagi ületatud. Ja silmad on hingepeegel. Et tema silmad tegelikult imetlevad sind. Ja tema süda või hing on avatud sellele võimalusele. Ta otsib sind. Ta otsib sind ise üles, kui on selleks õige aeg. Kui ta on selleks valmis. Ja võib-olla sind praegu tõesti kaitstakse mingis olukorras. Keegi, kes ei salli sind. Et see olukord on sinu kätes. Sind soosivad suured positiivsed muutused. Romantika tuleb su ellu. Aga tuleb ka kaart, et ebatõeline, et järgmise paari nädala jooksul. Ehk siin võib olla see, et asjad ei liigu nii, nagu sina lootsid või tahtsid. Ja hetkel sa võib-olla ei näe neid muutuseid, et siin võib olla mingisugune olukord, situatsioon, mis tõesti kulgeb natuke teist laadi, kui sina seda nägid. Et ebatõeline, et tulevad siis sellised muutused, mida sina nagu ette nägid või sellised sündmused. Siin on midagi vaja nagu universumi sättida paika, et kõik saaksid oma vastava kogemuse. Ja sul on nagu hetkel soovitus ikkagi avada oma süde erinevatele võimalustele ja ka alternatiivsetele valikutele. Ja keskendu siinkohal ikkagi armastusele, et siin tahab tulla su ellu väga ilus romantiline side. See side on hingetasandil lõimumine. See on väga selline puhas nagu joondumine, et justkui ka selline kõrgema mina järgi siin joondumine mõlemal poolel. Aga see inimene peab selleks nagu valmis olema. See võib tõestada suhte tasandil tõesti sellist lepitust. Sest igas suhtes on tegelikult ka tõusud ja mõõnad. Aga usu siinkohal, et armastus tuleb sinu ellu, et sinna ka jääda. Kui sa küsid praeguse suhte kohta, siis võib tähendada seda, et toimub selline partnerite vaheline lähenemine või läheduse taas nagu elustamine ja ka mingid lahkarvamused siis kaovad. Aga see võib kellegile tähistada ka täiesti uut armastust, mis on veel sügavam kui
kui võib-olla siin eelnevad suhted on sulle pakkunud, mis on tõesti selline kas siis hingesugulase liit või ka siis kaksikhingeliit. Ja see võib tähistada siis ikkagi seda liidu kokku tulemist siin. Et see romantikakaart on hästi positiivne. Ja võtame siia siis ka ühe halja sõnumi. Et siin ei saa varjata enam seda tõde. Et siin on tulemas siis ka väga palju inspiratsiooni. Ole siis valmis selleks, et varsti külastab sind siis inspiratsioonihaljas. Sinu loomingulisus läheb rohkem voolamisse. Ja sa oled rohkem motiveeritud. Et siin on selline kerguses olemine, kerguses nii-öelda voos olemine, et võib-olla selline tantsimine või liikumine või see loob ka sulle parema sellise enesetunde, et midagi inspireerib sind ja sa kuidagi ei tagane oma soovidest. Sa liigud väga jõuliselt edasi ja selle võidu suunas. Sa saad midagi ära lõpetada, sa saad midagi uuesti alustada. Sul on justkui energiavärav tegelikult avatud selleks. Ja võib-olla see ei toimu praegu, ütleme siin nüüd tänases päevas, et siin võib minna natuke aega, et järgmise paari nädala jooksul. See on siis ajastuse kaart, mis vihjab siis edasi liikumisele, aga see toimub siis järgmise paari nädala kuni kuu aja jooksul. Et inglid siin ikkagi vihjavad ka ajastusele. Ehk siis jah, mis iganes aja hetkel sa selle video leidsid, siis on siin võib-olla sul sõnum ka seoses ajastusega. Ja ole siis avatud selleks tõeks või tõe välja selgitamiseks, mis jõuab sinuni juba lähitulevikus. Selline tuli siis tänane kanaldatud video ja ma loodan, et see meeldis sulle ning kohtume juba järgmistes videodes. Kõike head!